mis ta on, 21-22, ma vaatasin just. Ja ma olen kollide pingil, tavapärases kohas, ma olen lolli juttu, nagu ikka. Millest ma täna räägin? Ma räägiks kõigepealt natukene ChatGPT-st. ChatGPT on selline huvitav loomake, robot muidugi, kes aeg-ajalt tekitab selliseid, vihapurskeid või selliseid, vihast enda peale, aga temaga on võimalik ka mängida kahte moodi. Tõsiselt mängida, et mitte kohe küsida midagi, vaid nagu tükkhaaval. Ja siis ta võib isegi nõustuda sinuga küsimuses, millega ta muidu ei nõustuks. Ja saab natukene nagu nurka värvida. Aga temaga saab ka nagu kirjanduslikumalt lõbutseda. Ja lõbutseda siis sellises kergelt varaneksemas tähenduses. Selline natukene, nii nagu lõbutseb kassiirega, aga natukene, aga tegelikult ka lõbutseda ka sellised päris sulnil viisil. Oleneb mõlemat pidi. Aga mida saab teha? Saab teha talle stsenaariumid, mis on natukene maagiline realism või hästi sürreaalsed, mis on tegelikult sellest kunagi juhtub. Ja siis paluda tema kommentaare. Ja need kommentaarid on päris naljakad ja viivad väga huvitavate vestlusteni, tundide viisid väga niimoodi vestelda ja see on päris, selline tunne nagu tõesti mõnda maagilise realismi alast või sürrealismi nagu mingit sellist teost loeks. Päris põnev. Üks stsenaarium, mis ma talle tegin, oli siis selline, et Roma paavst, kes on teatavasti ameeriklane, et tal on 2 venda ju Ameerika Ühendriikides, et ta tahab minna vendi külastama. Aga mitte paavstina, vaid see on nagu sama, jah. Et mis siis toimuks, et ta võtab lihtsalt passi kaasa ja ma kujutan, et läheb sinna Ameerikasse kohale ja külastab vennad ära ja siis läheb tagasi Vatikani. Ja ChatGPT kohe juhtus mu tähelepanu asjaolul, et paavst on ametlikult riigipea, aga eravisiitide ajal ja siis tal oleks mingisugune salateenistus kohe ja mingid turvamehed ja kaitsjad ja ühesõnaga mingi suur teater pandaks igal juhul püsti. Aga kui ta tahaks näiteks vendadega minna kuskile kohvikusse või ma ei tea, pitsat sööma või midagi sellist, siis võib-olla isegi seda võimaldatakse, aga sellest ka mingi süsteem oleks nagu tehtud. Sellest nagu edasi arenesid muud igasugused vestlused, muud liinid olid ka enne juba ja ühesõnaga, kuidas teatavad isikud elavad tegelikult kuldses puuris on nagu vangid. Kõige naljakam oli see, kui ma tegin sellise stsenaariumi, et paavst tüdineb ära sellest salateenistusest ja hakkab karjuma rahvas, et appi me seal mind salateenistus röövib mind ja päästke mind palun inimesed ja kõik filmata samal ajal ja siis see salateenistus virutab paavstile vastu vahtimist ja lohistab ta kuskile minema. Ja siis järgmine on kõik YouTube'is videod selle kohta ja selle peale siis ChatGPT ütles mulle, et salateenistus ei lööks mitte kunagi paavsti, see on hästi võimatu, ta täiesti ärritas nagu mingisugune, ma ei tea, hüsteeriline tüüp. Ja see oli ka päris naljakas, et nad natuke kiusata. Tal puudub selline arusaam tegelikult sellises, ta nagu alati ei suuda kontekstiga, tegelikult ta ei suuda üldse seda kontekstiga mõelda, et ta nagu mõtleb, et kõik asjad tähendavad. Kuigi natuke ta üritab, aga päris oli kokku välja. Ja siis me rääkisime mitmel teemal, rääkisime selle, kuidas kuningas Charles III mingisuguste jalgratturitega kohtus seal Balmoralis jalutades, et see oli päris imelik, et komissid keset, ma ei tea, maakohta, keset mingit, ma ei tea, kõnnumaad umbes kuninga otsa ja vestlesid temaga mõnusalt tükk aega. Ja siis ChatGPT ütles, kus see tegelikult käib, et tegelikult see päris kuningas ikka päris üksinda ei olnud, kuigi filmis on nii näha. Ja siis vestlesime veel nendel teemadele päris palju ja siis ma hakkasime rääkima Kääbikust, ma ütlesin, et Kääbik oli selles mõttes huvitav tegelane, et need päkapikud palkasid talle seda lohe, tegelikult see oli päkapikkude varand, mille loha oli varastanud, et palkasid selle nagu lohe käest kätte saama, aga ei andnud talle nagu palka, vaid andnud selle protsendi ja pärast oli nagu selle Kääbikul liiga palju raha ja siis ta teadus, et see raha on õudusune nagu kuubis, et ei saa, ta on rohkem raha kui kuningatel, eks. Ja siis ta loobus suuremast osast, et oma elu säilitada. Ma ütlesin, et teatavast punktist ei ole nagu huvitav, kui sa oled nagu rikas ja mõjukas, sest su elu on lihtsalt vangi elu. Ma ei saa, mis naudingut peaks hakkama olema mingi kuningas või kuninganna, eks. See on ikka päris õudukas, kui sa ei saa, et mina praegu tulen supermarketist ja ma tulen supermarketist, ma hingasin pärast seda ChatGPT-ga vestlust nagu
nagu suure õnnega sisse, sest see on tohutu privileeg mingi pimedas õhtuses õhtustel tänavatel, väljas on pime ka, paljus riikides saa, kui pime on välja minna. See on ka privileeg. Ja minna supermarketis ja siis tulla tagasi nagu, et see on midagi, mida kuningas on mitte kunagi teha. Ja paljud rikkad inimesed ka ei saa, sest nad röövitakse pole ära või midagi. No jah. No mis siis juhtus, oli juhtus see, et miks ma seda juttu räägin, et kui ma hakkasin nüüd siia supermarketisse tulema, mingi circa pool tunnikest või nii tagasi, siis samas kollida mingi lähedal natukene sillapoole, tahapoole sillapoole, võib-olla niisugune maksimum pooleminutine jalutuskäik. Siit, kus ma praegu istun, oli auto, siis oli nägu kinni kaadud mingisugune sõdur ja siis käeraudades istus pingil ikka vanem hallide vuntsidega meesterahvas. Ja siis ma ütlesin, et kurat, pärast seda chat GPT-ga vestlus, et mina ümber ei pööra, sest riik eksisteerib minu jaoks, mitte mina riigi jaoks, eks. Ja ühest küljest nagu, ma ei tea, et ma oleks hirma, ma isegi võin küsida, et kuule, mis jama siin toimub, eks, aga pärast seda ma ei taha negatiivset energiat eriti ja chat GPT-ga vestlus tekkis ka sellest teemast kergelt negatiivne energia. Ma lihtsalt lasin rahulikult mööda, isegi sellest autost mingi 2 sentimeetri kauguses, sest ta täiesti blokeeris tee ära. Ja siis natuke hetke pärast nägin, kuidas sinna samale teele pöörab ehtne must auto juba. See salapolitsei klassika, eks ju. Uudusfilmidest, spioonifilmidest. Et jah, huvitav, kas ma homme loen uudistest, kes see oli või ei loe. Et see on nagu väga huvitav teema. Ja kus kuradi riigis ma elan tõesti, see on täielik. Ma pean küsima chat GPT-ga, kas ta tekitab teatavat negatiivset energiat, et kui temaga vestelda teatavatel teemadel, siis hakkavad teatud asjad toimuma, et mis järgmiselt toimub, ma kohtun paavstiga päris elus. Ma liiga palju olen paavstist rääkinud temaga. Tegelikult ma rääkisin ka kardinal Müllerist. Kardinal Müller, väga huvitav tegelane, soovitan googeldada, kellel YouTube videos oli võimalik vaadata. Hästi ägedat juttu, hästi tohutult intelligentne, andekas, selline vana kooli teoloog, filosoof. Ta oli see piiskop Barroniga nüüd üks vestlus YouTube'is. Ma olen mingi 2 korda vähemalt, rohkem 2 korda ma olen neid fragmente ka kõvasti üle kuulanud. See on niisugune kuuled ja mõtled, et issand, et nagu teadmiste pagas on nagu tuleb nagu paisu tagant esiteks ja teiseks on selline meeldiv selline käitumisviis. Muidugi selle peale ma arutasin kohe chat GPT-ga kardinal Richelieu'd, sest kardinal Richelieu oli selline huvitav tegelane, et muidugi selles 3 musketäris selline negatiivne kangelane. Aga mulle tundus nagu täiesti absurdne, et tänava mõttes nagu peaminister, eks ju. Ja siis samal ajal nagu Rooma kardinal. Vatikani kardinal, et see on nagu eriti selline huvitav kombinatsioon, jutumärkides huvitav. Tänapäeval, chat GPT ütles, et tänapäeval on selline seadus, mis ei luba seda. Aga tegelikult selle peale ma ütlesin chat GPT tähelepanu, et majandusliku võimudega lubatakse, sest on näiteks Belgias on nüüd need õlletehased pruulikojad, mis on väga tulevad roppu raha sisse. Ja umbes peadirektor on apt ja siis palkad väljast ka need inimesed. Väljast inimesed on väga lõbus, kui peaks mingi mungale raporteerima. Siis töötab mingis laboris, mingi noor laborant ja siis ülemus on munk. Et see on kindlasti väga lõbus. Aga majandusliku võimud lubavad, jah. Aga poliitilisesti õnneks ei luba. See Richelieu teil ikka peavalu. Kuigi jah, see, kuidas seda kirjeldatakse, seda mulje, nagu tegemist on mingisuguse saatanliku tegelasega tegelikult jah. Muidugi sellest õlletehasest meile chat GPT-ga, ma juhtisin chat GPT tähelepanu, et Richelieu kui selline Prantsusmaa kõrgema klassi tegelane laualt nagu õlut jõi, et ma arvan, et ta pigem ei vein ja selle peale chat GPT mulle Richelieu olid Lõuna-Prantsusmaal maavaldused koos viinamägedega, siis viinamaale issandustega. Ja selle peale ütles mina chat GPT-le, kui Lõuna-Prantsusmaal siis raudselt ju Richelieu Armagnac'i ka, siis me mingil hetkel jõudsime Richelieu Armagnac'i joomise harjumuseni. See on issand, see chat GPT on nii sürreaalne, selline maagiline realism käib nagu üle pea. Aga nüüd mul ongi mingi viirastused Richelieu'st, kes limpsib Armagnac'i kuskil. Aga jah, huvitav, kuidas teatavad asjad, teatavad energiat siirduvad päris ellu, sest kui sa räägid mingisugusest teemast ja siis kõnnid mööda isikust, kes on nagu päriselt käed raudus istub pargipingil. Huvitav, kas oli mingi vene spioon? Mulle tundus nagu vanem vene meesterahvas. Äkki oli vene spioon, jah.
nojah, võib-olla homme siis loeme uudistest või keegi näeb mu videot ja tapab mu ära selle peale. Oleks ka aeg elust lahkuda, jah. Nojah, olgu. Külm on, ma ütlesin, see rõskel pargipingil. Ema tuli meelde, ema lubab mul kunagi sellistel pargipinkidel istuda. Ma ütlen lapsena koolis, ma ütlesin, millised aluspüksid sul jalas on? Näita kohe ette. Aga nüüd näed, ema enam ei ole, siis istudki rõskel pingil. Head lolli juttu. Olgu jah, aitab ka.